kui me ansambliga Röövelööbik sõitsime rongiga Ungarisse esinema. Ja olime seal oma kupees ja siis oligi jutt sellest, et ma hakkan tegema raadiosaadet, tuleb see uus raadiojaam, Raadio 2, Vikerraadio või siis Eesti Raadio kõrvale või Eesti Raadio esimese programmi kõrvale. Ja et selle oleks vaja nimi välja mõelda. Ja siis me seal oma Allan Melnitski ja Tõnu Pedariga siis arutasime sel teemal ja jõudsimegi vibratsioonini. Sellisele rongirattaste... No, võib-olla tõesti, jah, kuigi sealt oleks võinud mingisuguse rütmi välja otsida, aga ühesõnaga jah, et kõik, mis vibreerib nii-öelda. Ja siis oligi naljakas, see oli ju see aeg, kui veel Eesti oli just vabaks saanud põhimõtteliselt. siis tol ajal inimesed kirjutasid saatejuhtidele. Ma sain hästi palju kirju. Ja mul on kõik alles ka need kusjuures imelikul kombel. Ja siis mõned inimesed olid aru saanud, et selle saate nimi on Migratsioon. No, sest migratsioonist räägiti palju, et noh, kurat, meil on nii palju venelasi siin, kuidas me nüüd siin õudne migratsioon on toimunud. Aga okei. Ei, ühesõnaga jah, see sai kunagi ammu Ungari reisil välja mõeldud, et sobiks nagu raadiosaate nimeks. Võib-olla ja see on nagu see efekt, et oled aastaid mingisugust lugu kuulnud inglise keeles ja arvad, et need sõnad käivad ühtepidi, aga siis lõpuks, ma ei tea, kas näed paberil või kuskilt tuleb välja, et ahah, et hoopis seal laulus lauldakse mingite teiste sõnade järgi, et võib-olla siis oli samamoodi, et raadiost ainult kuulsid, siis alguses kuulsid migratsioon ära ja pärast ei saanudki enam midagi muud vaata kuulda. Või siis lihtsalt inimene kuuleb seda, mida ta mõtleb ja näeb ja nii edasi. See on ju ka nii tavaline. Aga mille järgi sa vibratsiooni, on sul mingisugune, kui sa peaks mõtlema ühtne selline filter või mille järgi sa lased muusikat seal saates? Mis jõuab vibratsiooni? Ei, kardati, kas seal midagi muud liiga juurde lisada ei ole, kui et lihtsalt see, mis on minu maitse. Ja välja arvatud see osa, mis ma mängimata jätan. Et ma mingil hetkel teadlikult nagu sain aru, et kuulajaid ei ole mõtet kiusata. Kuigi on olemas hästi väike inimgrupp ka, kes seda, mida enamus peaks nende kiusamiseks, rõõmuga kuulaks. Ja ma ise kuulan ka sellist muusikat, aga ma seda eetrisse liiga hästi ei pane. No, kõiksugu päris eksperimentaalne mingi selline raskesti nii-öelda kuulata muusika võib-olla, mis ei olegi mõeldud, et sul, vaata enamasti sa saad ju muusikat kuulates mingisuguse, pigem ikkagi nagu meeldiva emotsiooni, eks, et kas sul midagi väga ja siis on hästi palju olemas muusikat, mida kuulates tegelikult see ei olegi mõeldud, et sul oleks meeldiv. See ongi mingis mõttes nagu see enese piinamine. Või siis mingisugune, ma ei tea, mingi raev ja mingisugune kuni vägivaldsuseni välja, eks, et neid ma väga ei pane, kus on, ma just kuulasin ühte väga lahedat plaati, mis tõesti kõlab niimoodi nagu kedagi ma ei tea nagu natuke labaselt väljendada, nagu kedagi vägistatakse. Jumalast äge. Aga ma kujutan ette, et kas ta eetrisse, ei hakka, ma ei pane. Neid asju, need ma jätan ära, kõik muu on lihtsalt see, mis mulle meeldib. Või niikuinii see mulle meeldib ka, aga ma lihtsalt osasi asju ei pane.
muidugi võiks teha ja eraldi saate Vibratsioon pluss, kus ma siis mängin seda ilgelt vassikat muusikat, mis mulle ka meeldib. Sealt saad nendele Patreoni jälgijatele teed selle ekstra raske saate. Täpselt, jah. Ma sain ju, Raul, tänu sulle üheks suveks kogeda seda Raadio 2 saate tegemise lõbu või lõbu ja vaeva koos, et ma tegin küll ainult paar saadet ühe suve jooksul, panin Uka, mina Prii saate pealkirjaks. Aga siis ma hakkasin ka mõtlema sinna tunni aja sisse neid lugusid välja valides, on ju. Et kui üldse mõelda elektroonilisele muusikale, siis mulle tundub, et see on puhas selline oskus, et mida rohkem sa aastaid oled seda elektroonilist muusikat kuulanud, seda paremaks sa selle kuulamises saad. Ja võib-olla sul, ütleme, sa oled, ma ei tea, no ma toon näiteks sa oled 20 aastat house muusikat kuulanud ja sinu jaoks võib-olla sul ei ole huvitav seda mainstream, seda hitti kuulata, mida peab inimene selleks house muusika tipuks, kes võib-olla, tema kuulab house muusikat siis, kui ta käib nädalavahetusel väljas, ta ise seda ei otsi ega kuula, on ju. Et siis võib-olla tekib selline moment, kus sa tahaks mängida mussi, mis sul on endal huvitav, kuidagi produtseeritud huvitavalt või eriti kui sa ise ka produtseerid, on ju, siis sa oled veel teadlikum sellest. Aga jah, et siis nagu ma aru saan, siis sa proovid leida selle, et ikkagi raadiokuulajal oleks ka, et teda ei vägistataks. Nõus. Aga lihtsalt niisama mängida mulle ei paku, ei ole kunagi eriti midagi pakkunud. Kuigi mul on üks saade on selline, kus ka seal tegelikult ei ole ainult hitid, aga selle nimi on 20. sajandi popmuusika, mis on ainuke Raadio 2 saade, mida ma endiselt teen iganädalaselt. Seal on siis möödunud sajandi popmuusika. Aga seal ka ma ikkagi pigem püüan neid kuulsaid lugusid mängida, mis on natuke rohkem väärt kui need teised, mis ei ole nii väärt. Mul oli sorry, suu räägib, eks ju. Ja sorry. Eesti esu.